ma teen ühe video. Oot, see ei ole üldse hea. Ma panen moodi. Do you believe in life after love? Okei, tšau. Suvi on selja taga või? Nii palav ilm on, ma nagu higistan. Võib-olla sellest, et ma käisin üle pika aja eile jooksmas. Siiamaani on nagu natukene imelik olla. Ma mõtlesin, et ma teen video suvest. Videote mõttes oma kanalil ma ei olnud sugugi produktiivne see aasta. Sellepärast, et ma andsin väga palju energiat teistele inimestele. Ma tegin videolaagreid suvel lastele, noortele ja ma ei filminud seda. Ja paljud ütlesid, et ma võiks nagu vlogida ja värki, aga ma kuidagi tundsin, et kui ma olen seal lastega, kui me nagu teeme värki, kui me suhtleme, kui me jutustame, ma lihtsalt tahtsin nagu kohal olla, sest et mu grupid olid üsna suured. Niimoodi, et mul ei oleks olnud isegi hetke, kus ma oleks saanud filmida, sest et ma tahtsin ikkagi igast ühest midagi nagu igal ühele enda aega pühendada ja sest ta läks niimoodi. Ma võin öelda, meil olid suurepärased laagrid, mina õppisin väga palju, ma loodan, et ka lapsed said sellest palju, ma andsin endast parima, eks oli ka puudujääke, aga life goes on. Oota, mis need puudujäägid olid, see oleks ju põnev teada. Puudujäägid olid näiteks see, et kui on vanemate grupis, mis oli siis 12 kuni 15, nendega läks kõik minu arust väga hästi. Alati editimise protsess ehk montaaži protsess on siuke pikk, siis see oli kõigil, see oli nagu siuke väsitav päev. Editimise päev, nooremate grupis, kes oli 9 kuni 11, siis seal oli ikka, lapsed ikka alati midagi juhtub ja ikka kui viimasel päeval, eks ju, enne vanematele nagu presenteerimist, mis me oleme siis tööd teinud, on ja ikka õues mängivad jalgat ja üks lööb endal just näo üleni veriseks. See on ikka natukene niimoodi, et suvel ma käisin ju reisil, eks ju, sa võisid näha minu reisi, siukest väikest vlogi, kokkuvõtet. Siis ma käisin igasugustel festivalidel, ma nägin igasuguseid lahedaid inimesi, me saime suhelda, mis on eelmise aastaga erinev, et eks ju ka festivalidel ja üldse avalikes kohtades mind nagu minu vaatajad tunnevad mind ära ja me saame jällegi suhelda, kes tahab lihtsalt pilti, kes tahab päriselt jutustada, see on väga, kõik mulle väga sobib, see on lahe. Siis mind kutsuti arvamusfestivalile, ma olin seal üks päev seal noorte alal elavas raamatukogus. Minu kõrval olid, eks ju, seal veel Marina Kaljurand ja veel igasugu tuntud nägusi, nii et mul oli nii, et lahe, et ma siin olen. Igatahes mõte oli siis selles, et noored said panna ennast kirja ja nii-öelda nagu elavat raamatut laenutada ja siis küsida küsimusi ja seal meil oli ka igale paarile oli 10 minutit aega jutustamiseks ja siis meil olid siuksed mõnusad vestlused, see oli minu lemmik, sest ma sain palju kontakte ka edasiseks koostööks, palju kontakte, lahe. Veel suvel ma olen väga palju passinud, sest et kuidagi, ma ei tea, kas see on nagu sellest, et ma olen nii palju inimestega suhelnud, kuigi see nagu ei tõmba mind tühjaks, aga ikkagi väga palju siukest, et nagu kuidagi ei jaksa seda tahtejõudu nagu endas tekitada ja selle tõttu võib-olla ka, eks ju, minu videosi vähem. Aga muidu on nagu kõik okei. Ma alustasin remondiga köögis. See tuli, ma pean niikuinii siin seda korterit igatepidi remontima. Nüüd ma lihtsalt, kuna ema mul hakkas enda kodus remonti tegema, siis mina võtsin mõned tema vana köögi mööblid siis nagu endale ja et ma paneks need nagu seina peale, siis ma ei taha vana seina peale panna. Täna ma käisin seina keraamilisi plaate otsimas. Nii raske on keraamilisi plaate leida. Ma tahan, et oleks nagu lahe köök. Ma mõtlengi, kas ta on nagu boheemlaslik. See on nagu hästi popp praegu, siuke boheemlaslik. Aga kui ma vaatan neid värve seal plaadipoodides, siis kõik on siuksed pasteelsed või nagu siuksed ühte sulanduvad ja ma tahan nagu kärtsu. Ma tahan nagu mingit erilist plaati panna seina ja kui ma leian õige plaadi, siis
kogu sellele plaadile ma saan kujundada selle köögi või noh, võib-olla tuleb lihtsalt mingi suvaline köök, vahet pole ka, aga lihtsalt mul ei ole selle köögiga kiiret ka. Ma loodan, et mul keegi külla tulla ei taha veel niipea või kui tahab, siis arvestagu minu remondi situatsiooniga, sest see on väga stressirohke. Tähendab, minul ei ole stressi, aga ma kujutan ette, et kui keegi tuleb segasumma suvila koju, siis see võib olla stressirohke. Vaat niimoodi. Näiteks sa vaatad seda kappi siin taga, see ei ole risu, see on lihtsalt üks osa remondist, eks ju. Ja nüüd hakkab ju kool. Väga, oh my gosh, kool. See on üks õuduste koht minu jaoks, aga ma loodan seda müüti nagu murda enda jaoks, et see ei ole õuduste koht, vaid seal on nagu, selles on veel lootust. Ja siis ma arvan, et väikesed soovitused, kes läheb kooli, stay chill, stay fab, nagu ikka minu puhul, eks ju. Et võta sellest hetkest parim ära ja see, mis nagu üldse ei lähe, siis ära võtta seda liiga tõsiselt. Ja seoses kooli algusega mina hakkan ka Viimsis, ma soovitan tulla Viimsi õpilastel, noortel, käia minu huviringis kord nädalas, 1,5 tundi Viimsi noortepesas. Ma annan videotunde jällegi, kus me siis räägime videote tegemisest, eks mina annan oma kõik teadmisi, mis vähegi sul küsimusi on. Me õpime, kuidas videot välja mõelda, kuidas seda filmida, kuidas seda kokku panna, mis programme kasutada. Hea, kui on, muidugi võiks olla nagu enda asjad, sest ka igasuguste videote tegemiseks sul ju on mingid vahendid, mida ise teha ja et sa iseseisvaks edasi tegemiseks oleks ka mingeid asju vaja, et vähemalt arvuti või ma ei tea, kas või tablet või see tahvel oleks olemas, et nagu ka monteerida, editida, eks ju. Tule minu sinna, vaata noortepesa kodulehel on need ajad nagu kirjas ja ma teen seekord ka esmaspäeva õhtuti, vist oli esmaspäeva õhtuti, ma pole kindel, vaata sealt ka täiskasvanutele, kes tahavad videosi teha, seal ma annan oma mõtteid, siis oma teadmisi ja ma mõtlen ka, et ma saaksin ju nii palju suuremaid asju teha ja kindlasti ma teen ka tulevikus enda videote asjadega suuremaid asju, aga see õpetamine on kuidagi eriti eriline. Just see, et mul tekib nagu minu õpilastega nii tugev kontakt ja sellepärast, et ma olen avatud kontaktiks, ma olen avatud nagu mis mõtted teisel inimesel on ja noortel. Ja seekord ma päris lastele enam tunde ei tee, sest et ma ei taha. Ja ma tahan nagu nüüd vanematele keskenduda ja siis ma saan nagu, minu jaoks on ka see laiem spektrum, et kuidas keegi midagi vastu võtab ja see on minu jaoks huvitav. Sest lastega on ikkagi nii, et sa pead väga palju ka nagu tegema sellist lapsehoiud tööd, et nagu suurematega on selles mõttes kergem, et nad suudavad nagu ise rohkem kaasa mõelda ja nagu keskenduda paremini. Et lastega on rohkem siuke mäng käimas. Igatahes vaata sinna, need info on kõik olemas, siis hullult lahe ju. Ma mõtlengi, et kui ma teen siin vähem videosi on ja küll tuleb ka rohkem videosid, lihtsalt life happens on ja vaata ma mul ongi nüüd mitu varianti, kuidas ma enda kööki sisustan, mis on seal olemus sellel köögil. Ma täna vaatasin enda neid kette. Äkki ma saan inspireeritud nagu mingi Maroko stiilis, mitte et kõik oleks mingi kuldne ja värviline, aga nagu mingid fragmendid ja siis pastellne ja siis sellised fragmendid. Õhus on valikuid ausalt öeldes. Võib-olla ongi liiga palju valikuid, kuigi plaadipoodides ei ole praegu liiga palju valikuid, babe. Ma räägin palju, sest et täna on lihtsalt siuke päev. Ja ma tahan teha nagu head videot, et oleks mingi põnev vaadata või. Ma näitan sulle huvitavat asja. Ma ei tea, kas sa näed, aga ma panin sinist seda, mis need on, ripsmekarva värvi. On siin üldse näha või? Äkki on?
igatahes, babe, mul läheb täiesti praegu see päike läheb looja. Ja issand, kui ilus valgus siin on, vaata, tuleb natuke külje pealt nii pehme vari. Ja minu tundides me vaatame ka, jälgime ka valgust. Kõige paremini ma soovitan sul kasutada loomulikku valgust, vaata natuke, tuli siit rohkem. Vaata, kui pehme vari. Kergelt pilvealune. Oota, ma annan sulle veel hästi hea idee. Nüüd sügis hakkab, on ju kõik, ka saated hakkavad uued. 5. septembril on Osooni saade ja üks minu special friend teeb seal ühe nagu fragmendi looduskaadritega. Sa pead seda lihtsalt vaatama ja vaata, kas sa leiad üles minu special friendi selle segmendi ja sa leiad selle järgi ülesse. Kui sa vaatad pilti, see on nii ilus, et sul jääb hing kinni, siis see on minu special friendi töö. Nii et vaatame Osooni, ma olen põnevil, see on nii special. Ja minu special friend aitab ka minul kööki parandada, nii et thank you. Nii et stay fab, stay chill, kool hakkab, let's do it, let's get this party going. Paneme minna. Praegu müüaks igast kooli asju, kõik on kooli asju täis. Võta nagu ma arvan natuke rahulikumaks seda kooli hullust, et see on alati nii, et 1. septembril ajad täiega hulluks ennast, ostad mingid karvaseid pastakaid ja kõik on mingist special ja siis 2. septembriks või 3. septembriks on kõik nii, et kõik on niikuinii täpselt samamoodi siin koolis, et vahet pole. Et võta nagu natukene rahulikult ja võta seda nagu stabiilsemalt seda kooli teekonda, sest see on pikk, babe. Okei, ole tubli, stay fab, stay chill, stay gorgeous ja üks asi veel, mul on nii palju rääkida. Läheme 3. septembril on ja vaatama seda YouTuberite live kontserti ka. Ma olen väga põnevil, millega nad on välja tulnud, mida nad on välja mõelnud. Ma olen natuke ka ju algusprotsessis kaasa nagu mõelnud, et mis selles live'is võiks olla. Mina ise live'is ei osale, sest meil on seal mõned eriarvamused, sellest pole mitte midagi. Aga ma kindlasti tulen kohale 10. on seal selles Tartus ka, nii et lähme vaatama. Mina olen igati kõik, mis on YouTube'i ja kogu selle inimeste ise tegevuse nagu ja selle platvormi, mis on siin Netanjas, kui keegi seda ajab, siis mina olen igal juhul pooldaja ja me läheme pooldame YouTubereid ja nende tegemisi ja stay chill. Okei, nüüd suu lukku. Palju infot sulle. Tšauki!